Halloo! Tere! Tervist! Kas sa kullakene ei mäletad, kes ma olen? Sa oled Marvi, jah? Jaa. Oi, tere! Aga ma tahtsin ikkagi teada seda, et kus minu teine tibu on? Teine tibu, sa mõtled Andit tibu, jah? Andikest ju. Andikene on hetkel Pelgulinna sünnitusmajas ja on oma perega koos, tal sündis Tütar, jah, reedel. Palju õnne, Antikene, kui sa mind kuuled praegu, ma tahaks selle kohe helistada, aga ma kaotsin ju telefoninumbri ära. Kaotsid Andi numbri ära või? Jaa, ma kaotsin ära sellepärast, et ma vaata üleeile hoorasin seal köögis on ja see eelmine nädal on ja siis ma kaotsin kõik oma asjad ära. Ja hoorasid üleeile ka köögis? Üleeile hoorasin ka ja siis ma mehe võtsin uuesti tagasi, sellepärast ta täna tuulerõuged. Sellepärast tuulerõuged. Kus täiskasvanud inimestel, kui on tuulerõuged, siis nad võivad ära ka surra? Nii et on lootus saada suuremat sorti pärandus äkki? Kalev on selline parasiit, et kui siia kujuta ette, tema tuleb alati tagasi minu juurde, ta on mind 3 korda maha jätud ja mina on ta ka maha jätud, siis ma abiellusime ja siis on kõik jälle meil korras. Okei, aga mis sa seal köögis siis reedel hoorasid? No ma reedel hoorisin niimoodi, et ma nagu läksin nagu tegelikult ma mõtlesin selle peale, et ma tahtsin nagu minna, meil oli reedel oli Taka Pro oli see Mirasi. Ja Mirasis käis meil on ja siis ma käisin seal peol oma tütrek ja siis ma nagu läksin sinna ja siis mingi kraanaga toodi mingi palmipuu sinna kohale ja teate, mina ei saanud ka mitte midagi aru ja lõpuks ma võtsin mingisugust sinist jooki, mis oli selline laimiga ja mida iganes oli ja lõpuks ma nagu olin nii täis, ma läksin takso peale. Sinist jooki? Mingi sinine jook oli ja siis ma andsin taksojuhile ka tahtsin seda proovida anda, aga tema ütles, et tema on autojuht. No ma sain aru, vaata, autojuht. Ja kujutad ette, mu niburõngas kadus seal aga taksos kadus lihtsalt ära. Ja ma otsisin oma niburõngast niimoodi taga ja siis see taksojuht veel suutis mind tüssata ka. Ma andsin talle 20 eurot ja kujutad ette, ta andis mulle 50 eurot tagasi. Kuule, aga sellest niburõngast, kui nüüd rääkida, kui suur see niburõngas on, nagu see uularõngas umbes nii suur või? Ei, minul on ilus rõngas. Te kujuta ette selline mõnus suke, ilus suke hõbedane. Ilus hõbedane niburõngas, jah? Aga kuidas see nagu ära kukkus siis niimoodi? No mina ei tea, ma istusin taksosse ja kuidagi niimoodi kukkus ära. Aga see taksojuht natukene mul rinnad ka sellised nagu, tegelikult oma vanuse kohta on päris ilusad. Aga see kõik on Pärnus või? See on kõik Pärnus. Ja, aga Pärnus on ju see mees, kes käib ja katsub naiste rindu selja tagant, äkki siis kuidagi lähenes teile? Milline mees? No see, kes seal veekeskuses käib mingi kallistaja. Tuleb duši alla selja tagant, võtab rinnad pihku ja nühib vastu seepi ennast. Mina olen käinud veekeskuses 3 korda või 4 korda ja seal on küll ju tegelikult on ju meeste ja naiste WC-d ja kõik asjad on üldse eraldi ju. Jaa, aga tema tuleb naiste juurde. Kas see mees teeb ennast naiseks ja siis paneb paruka pähe, tuleb sinna ja siis on londiga? Ei, ta tuleb siis, kui on seal naised üksi. Niimoodi või? Mina sellist inimest ei tea. Ainult sellisel juhul, kui seebiga pead pesed, kui selle šampooniga pesed, siis seda venda ei ole. Aga võib-olla ta istub ka taksos kusagil, et ta ei tundnudki, kuidas ta rinnad pihku võttis. No aga ei olnud ju sellist asja, mul lihtsalt kukkus niburõngas ära. Ja mina tahan öelda kõigile inimestele, kes siin Pärnus sellel ajal oli Taka ajal ja siis, kui seal Mirasi ees olite, siis ma tahan seda öelda, et kui te nägite seda taksos, see oli selline Volkswagen, valget värvi ja number oli mingi what the fuck midagi, sopest oli, ma ei mäleta täpselt. Aga igatahes... See on normaalne number. Jaa, et siis te palun kohe tulge jälle minu juurde, sest te kõik teavad, kus mina elan. Ma olen siin Riie maantee juures ja sina trimmer ei teagi seda, et mina eelmine kord keetsin äädikat. Seda sina üldse ei tea. Ei, absoluutselt mitte. Ei tea, aga ma tahan, et sulle tegelikult, kas sa oleksid nõus minuga ostma seda, ma tahaks müüa, sest mul on raha vaja. Mis tahaksid? Ma tahaksin oma äädikat müüma hakata. Äkki sina ostad minuga, kas mul raha vaja? Siin läheb kõvaks stiiliks. Jah. Eks see sõltub kaubast. Ei, minul on hästi mõnus äädikas, seal on mõnus nagu mõnus, ausalt, ma ütlen sulle ausalt, mõnus on. Sellepärast, et läbi hooratud köögis tehtud äädikas on super, hästi hea. Ei, see on raudselt parem kui hooramata köögis. No, kindlasti. Ma olen absoluutselt veendunud selles. Aga trimmer, kas me teeme fiesta sinuga või? Tead, ma olen täna särtsakas nagu elektrikaabel, te kujuta ette. Isegi elektrikaabel ei ole nii särtsakas, kui mina olen. No. Ja mina tegin ka niimoodi, et ma võtsin praegu mehe pealt, panin oma pead ja ma selle tuulerõugate peale, kus ma seda rohelist panin, ma tegin samasuguse pea, nagu sinul ükskord oli see rohelist värvi. Mul oli sinine põhiliselt, aga roheline... Või sinine, jah. Roheline oli ka. Jah, aga mõnus pea, ma tahtsin ka tõesti stiilida, aga räägi mulle, kus sa käisid tegemas, äkki saab kas mingi diili peale sealt.
kus ma käisin seda tegemas või? Jah. 2 kohta, üks on Tallinnas üks juuksurisalong ja teine on Rakveres. Mina lähen siis Rakverre. Ei tea, ma tulen Tallinnasse, siis ma näen sind ka. Sa oled vana hääletaja, sul ei ole ju mina olen vana hääletaja, muidu, joh, sina kullakene tead ju küll, kuidas mina hääletan. Mina muidugi tean, kuidas sina hääletad. Kuidas ma seda ei tea? Aga kas te tulete ka minuga koos äkki või? Läheks üks fiesta teeks, läheks kuhugi koos. Ma ei tea, kui sul hakkad need niburõngad lendama, siis igaks juhuks äkki ei julgegi tulla. Ei, antikene kullakene, sina ei ole antikene ju. Mina ütlen seda, et Trimmer ja mina oleme väga, nüüd me oleme sõbrannad, ma sain uue sõbranna, kes võtab mulle äädikad, ma olen väga õnnelik selle üle. Ja ma vahepeal tegelikult ma natuke ehmusin ära ka, ma tegin raadio lahti, ma saan aru, kas on naistekas või on soovikas. Mõtlesid, et laupäev hoopis, jah? Ei, mina jah, mul juba nädal aega läinud, issand jumal, kuna see vabariigi aastapäev oli. See oli eelmine kuupäev. See oli ammu. Tavaliselt on veebruariti olnud viimasel ajal, jah? Issand jumal küll, jah. No siis ma olen siiamaani ka pannud, aga mul on iga hommiku mõnus lahmakas. Kui sellise lahmaka sisse võtate, siis te elate veel terve nädal aega jutti. Väga ilust. Okei, aga teeme mingi loo ka. Mina tahan takataka prood, sellepärast, et viimane kord, kui ma sinna Miraasia läksin ja nende neegripoiste, kes rääkisin, mingid viskasid seal banaane ja asju mulle ja siis tütre nad seebisid üldse ära ja siis vanamutti jäeti üksinda ja siis ma läksingi sinna taksosse, kadus niburõngas ära. Aga ei ole seda lugu meil? Takat ei ole see. Ei ole. Takataka on küll, aga seda laulab Vello Orumets. Vello Orumets, mina tahan kohe seda kuulata. Pange mulle takataka, materina, takataka. Mõnus laul. Okay. Siis pange mulle Gustavo Limat, Puat, C. Issand, on ikka soovid? Minul on hästi ilusad soovid, sest et mina mõtlesin sellest, et ma tegelikult ei saa seda öelda, ma praegu ei ütle, ma ei sohi. Mis lugu see pidi olema? Gustavo Lima, C. Baladat võin panna. Jaa, balada, aga kas ma nüüd tervitada ka saan? Jaa, seda me ootame ju, jumal. Trimmer, mina tahan sind tervitada. Oi, kui hea. Sellepärast, et sa oled siukse mõnusa, ilusa, seksika paela häälega. Ja siis ma tahaksin oma kallist Antikest tervitada, sellepärast, et temal on ilus tütar. Ma isegi olen vist näinud juba natukene. Aga Kalevit? Kalevit kindlasti. Kalif just praegu käis siin. Kurat küll. Mine magama. Nii, Kalifi tahan tervitada. Siis oma kallist tütrekest Katrinit. Ja siis minu väikest latselast, minu hästi mõnus väike singikene, nööpikene Kertu tupsu. Siis ma tahan tervitada kindlasti ka Terjet, Küllit, teid siis ka Edussikene, Eesti Vabariiki ja ma ikkagi tahan ühe korra veel öelda, et see Teren ja Arturo, mäletate? Arturo, kellega ma natuke liina ajasin, ta lästis Brasiiliasse tagasi, aga mul on ta on nii kuumavereline mees, et mul lausa praegu puus väriseb. Aga see selle. Aga väga hea, siis me paneme loo käima, siis saabki puus edasi väristada. Pange loo ja siis ma hakkan niimoodi fiestama ja Trimmer, ma tulen Tallinnasse ja siis me teeme ilusa mõnusa fiesta ja sulle teeme 4 niburõngast ka. Minul on oma 6. On ja? Olge mõnusad ja musid teile ja kallid ja kõike head. Tšau!